on selline asi nagu maksuvaba tulu. Ehk ilmselt oled juba kursis. Kui ei ole, siis oled kuskil kivi all elanud, sest et sellest on nii palju leierdatud igal pool. Aga sellel aastal muutus maksuvaba tulu ja sellega seoses ka need natuke reeglid, kuidas asju arutatakse. Ehk maksuvaba tulu määr siis tõsteti 6000 euro peale ehk 500 eurot kuus. Kui enne oli 200 midagi vist, midagi sinna kanti, ma ei mäleta enam peast, siis nüüd on see 500. Aga siin on selline erand, et see on 500 eurot kuus sel juhul, kui sinu aastatulu on 14 kuni 14 400 eurot. Ehk kui see läheb üle selle, see on siis 1200 eurot kuus peaks olema. Et kui see läheb üle selle, siis hakkab maksuvaba tulu vähenema ja sellise uhke valemiga. Ehk mida ta lühidalt tähendab, on see, et kui sa teenid üle 14 400 euro aastas, siis esiteks iga lisatulu maksab nii-öelda 20%, tegelikult ei ole päris nii. Aga sisuliselt jah, siin maksuvaba tulu on 6000. Igal juhul siin nii-öelda lisatulu ühel hetkel hakkab tekitama esiteks 20% tulumaksukohustust ja teiseks ligikaudu seal 11% kanti lisamaksukohustust selle läbi, et su maksuvaba tulu väheneb. Et ma ei hakka sellesse vaidlusse praegu minema. Mõni tahab öelda, et ei ole siin midagi, teine jälle ütleb, et on. Et mina isiklikult näen, et siin on niisugune huvitav astmelise tulumaksu aste, et sisuliselt iga lisatulu, mis sa siin vahemikus teenid, tekitab nagu või kõrgema tulumaksu kohustuse. Otseselt küll ei tekita, ehk juriidiliselt on kõik jokk, aga sisuliselt tekitab. Et ühesõnaga, kui sa oled kuskil selle tulu sees või siin kuskil vahepeal, et siis tasub nagu hakata võib-olla arvestama seda oma tulu suurust, et sa lihtsalt ilma asjata ei maksaks liiga palju tulumaksu. Või teine asi, kui sa oled selle ületanud, siis mõnes kontekstis oleks seda hea teada, sest siis sa võid mingit lisatulu endale tekitada ilma, et see oleks kõrgemalt maksustatud. Aga aastatulu on siis jällegi selline mõiste, mida varem ei olnud, ehk siis sinna sisse arvutatakse igasugused asjad. Ma ei hakka seda pikalt siin ette lugema, et kes tahab, siis mul blogis on selle kohta pikem tekst olemas ja tegelikult on ka Maksuameti lehel pikk nimekiri kõikidest asjadest, mis see aastatulu siis sees on ja nii edasi, et seda infot on palju. Aga räägime sellest, et miks seda üldse jälgida. Hästi lihtne põhjus on see, et äkki sul on mingit maksuvabastust kasutamata. Nii et, ma ei tea, mis iganes töötasid poole kohaga, palk oli alla 500 euro või mis iganes muid asju. Siis seda oleks hea teada enne aasta lõppu, et sa võiksid võib-olla veidi tulu teenida. Kas siis teha lisatööd, mis on maksuvaba või maksta mingit dividende või mis iganes muid asju, mis on seadusega võimalik teha. Et selles mõttes tasub nagu mõelda. Teiseks võiks mõelda seda, et kui sa näiteks teed kolmandasse sambasse sissemakseid, siis esiteks mõnes kontekstis võib-olla on see hea viis enda maksuvaba tulu suurendamiseks. Aga teises kontekstis on jällegi nii, et kui sa ei ole oma maksuvaba tulu täiel määral ära kasutanud, siis on üsna rumal idee kolmandasse sambasse sissemakseid teha. Sest et siis mingit tulumaksu tagastust sa küll ei saa sissemaksete pealt, sest sul on juba eelmine nii-öelda maksuvaba tulu kasutamata. Aga kõik väljamaksed on tulumaksuga maksustatavad. Ehk siis sa sisuliselt teed sellisel juhul kolmandasse sambasse investeeringu, millega sa kaotad kohe 20%. Sest et sa pead nii-öelda maksujärgse raha pealt pärast tulumaksu uuesti maksma. Nii et kui sul on oht, et sa võib-olla ei ole maksuvaba tulu ära kasutanud, siis ei maksa kolmandat sammast ilmselt näppida.
Samamoodi võiks siis mõelda võib-olla suuremate müügitehingute peale, et kavatsed mingi korteri maha müüa päranduseks saadud näiteks või üüri kinnisvara ja nii edasi, mille pealt tuleb tulumaksu maksta, siis näiteks üsna hea aeg oleks teha seda siis, kui sa oled juba näiteks teeninud 25 200 eurot aastatulu ja see müügitehing on siis ainult 20%-ga maksustatud, mitte nagu 30%-se maksukoormusega. Või siis veel parem, kui sul on maksuvaba tulu täiesti kasutamata ja ei kavatsegi näiteks see aasta tööd teha, siis miks mitte seda olukorda ära kasutada. Aga jällegi tasub nagu tähele panna või tasub nagu natukene mingit ülevaadet omada oma olukorrast. Ja siis selline elementaarne põhjus, et kui sul on vaja maksta päris palju maksu juurde, siis tasub natukene silma peal hoida, et kui palju see võiks olla, et vajadusel võib-olla hakata siis varasemalt kas minu moodi bilanssi endale sinna arvestust tegema või siis hakata vaikselt kõrvale panema, et sa saaksid selle õigeks ajaks ära maksta. Et muidugi mõnel hetkel on hiljem ka võimalik seda raha kõrvale panna, aga kui sa näiteks teedki mõne suurema müügitehingu, siis võib see maksukoormus päris suureks minna mingil hetkel, et tasub nagu natukene arvestada. Ja mina isiklikult siis esialgu mõtlen, et ma võiks kasutada seda enda kalkulaatorit, mis ma tegin. Et see on, ma kohe näitan ka seda, kui ma nüüd õiged nupud üles leian. Nii, siin ta on. Et sellist kalkulaatorit, mis ma tegin endale, ta kahjuks ei ole veel piisavalt tark, et maksusüsteem on nii jabur, et siin peaks arvestama erinevate tulude puhul erineva tulumaksumääraga, et seda ta ei oska. Et kui sul on ainult brutopalk sissetuleku jaoks, siis seda ta teeb üsna hästi, arvutab välja siin, kui palju sa peaksid pärast võib-olla tulumaksu maksma ja nii edasi. Excel on siin mingit imelikke asju kommentiga teinud. Aga kui sa hakkad siia mingit dividende ja muid asju panema, siis asi läheb keeruliseks, sest et sõltuvalt dividendist mõni on maksustatud, mõni ei ole maksustatud, mõni on ühe määraga maksustatud, teine teise määraga maksustatud ja nii edasi. Et sellise asja jaoks see tabel mul ei tööta täna veel. Et ma ei ole vitsinud teda korda teha või nii palju edasi arendada, et ei olnud ka inimestel huvi otseselt. Aga teoreetiliselt, kui mingi sellise tabeli kokku panna enda jaoks, siis siin saaks mingil määral järgida, et kus su see summa on. Et ma arvan, et ma võib-olla kasutan seda tabelit, kui ma kunagi mõtlen välja, kuidas ma näiteks ühisrahastuses teenitud tulu numbrit lihtsal moel kätte saan. Et neid paraku ei ole kõige lihtsam alati saada. Samas võib-olla ikkagi saab, et enamus portaalides peaks vist ikkagi olema mingi rida, kus on kõik intressid asjad olemas, aga ma seda ei ole veel vitsinud tegema hakata, et oleme alles jaanuaris, ilmselt aasta keskpaigaks äkki mõtlen välja, kuidas seda teha, aga praegune plaan on siis see, et ma kasutan seda tabelit, mis mul siin on ja siis võib-olla täiendan jooksvalt, kui vaja, et saada mingi normaalne number kätte. Nii, et see on siis selline hästi lihtne lahendus.